Ja nüüd palun Helen Piin, kes tuleb meid tervitama Sotsiaalministeeriumi poolt. Tere ka minu poolt. Mina väga pikalt ja detailselt ajaloost täna ei räägi, sest minu eelkäijad tegid seda hästi ja ma usun, et täna kogu päev tuleb ka väga ajalookeskne ja väga põnev. Mina tahtsin lihtsalt öelda seda, et see aasta on vaevu poole peale jõudnud, aga see on juba praegu arusaadavalt olnud väga eriline aasta. Esiteks on ta eriline seetõttu, et me tähistame 25 aasta möödumist Pekingi deklaratsiooni vastuvõtmisest, mis on ääretult oluline sündmus. Teisalt on ta loomulikult olnud eriline ülemaailmse pandeemia tõttu. Ja kuigi need kaks sündmust on väga erinevad ja täiesti üksteisest sõltumatud, on nad mõlemad soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste seisukohast olulised ja märgilised. Pekingi deklaratsiooni vastuvõtmine oli 25 aasta eest oluliseks pöördepunktiks naiste õiguste eest seismisel, naiste õiguste eest võitlemisel, seati ühtsed eesmärgid, mille suunas on nüüd järgnevad veerandsajandid liigutud. Nii et ilmselt mitte keegi ei kahtle selles, et see on tõesti olnud oluline. COVID-kriis on meile aga näidanud seda, kui olulised on naised ühtepidi ühiskonna toimimises, ühiskonna igapäevaelu jätkumise tagamisel ja teisalt ka seda, kui haavatavad naised grupina on. Me oleme viimaste kuude jooksul tähele pannud seda, et meditsiinitöötajad, hooldusvaldkonna töötajad, haridustöötajad, kõik need, kelle najal ühiskond mingilgi viisil toimida sai edasi, on väga suuresti naised. Me oleme nende panust rohkem tähele pannud, me oleme märganud seda. Teisalt ka need sektorid, kes said sellest kriisist juba esimese hoobi kätte, on valdavalt need, kus töötavad väga paljud naised, turism, kaubandus, teenindus. Nii et ühtepidi on naised väga olulised, teistpidi nad on väga haavatavad ja see, et selle kriisi käigus see kõik niimoodi väga reljeefselt välja on tulnud, viitab ilmselgelt sellele, et need eesmärgid ja sihid, mis pandi paika 25 aasta eest, on ka täna väga olulised ja et on endiselt väga oluline nende suunas liikuda. Nagu Pille jutust juba välja tuli, siis tegelikult see pandeemia on nurjanud väga paljud katsed seda olulist veerandsadat aastat tähistada. New Yorgis jäi ära CSW, kus olid väga suurejoonelised plaanid ja ka teised sellised tähistamised on ära jäänud. Aga seda suurem heameel on see, et Enut on leidnud siiski selle võimaluse meid täna siia kõiki kokku tuua ja nendel olulistel teemadel arutada. Ja ma soovingi, et täna oleks väga sisukas ja tore ja huvitav diskussioon ja ilusat päeva teile. Nii, aitäh. Ja ka seesama ajalooline raamat, ma loodan, et loed läbi. Loen läbi. Ja.